Tere! Mina olen Ingrid Maadvere ja teen nüüd ülevaate siis Gemini'st. Gemini puhul on tegemist juturobotiga, nii nagu seda on ChatGPT või Copilot, ja Gemini on siis Google'i toode. Meie koolis on see avatud õpetajatele ja õpilastele siis alates 7. klassist, 7 kuni G3 saavad siis ka Gemini'd kasutada. Ja praegu ma teen siis väikse ülevaate, et mida siis sellega teha saab, mis need võimalused on, aga mul on veel tehtud terve hulk selliseid täpsemaid videoid. Kuidas nüüd ma jõuan selle rakenduse juurde? Ma võin kirjutada aadressireale gemini.google.com, ma võin minna kas oma postkastist või Drive'ist selle ruudiku pealt ja otsida üles sellise Gemini ikooni ja mul avatakse siis kohe selline esimene vestlusaken, kuhu ma saan hakata sisestama päringuid, ma saan hakata siin kohe vestlema, et oleneb, mis teemal ma siis tahan. Anna mulle üks idee liikumispausiks tunnis 5. klassiga. Et see esialgne aken ongi siis selline, kus toimub siis see vestlus. Ja siin tegelikult siin vestlusaknas, kui te vaatate, siis on päris palju erinevaid võimalusi, et ma saan lisada faile, kui ma ühendan oma Drive'i, siis ma saan ka Drive'ist lisada. Siin on tööriistad, mis võimaldavad mul siis kasutada näiteks juhendatud õpet, kus siis õpe toimubki nii nagu, et Gemini's saab nagu õpetaja, kes küsib minu käest asju ja mina vastan. Deep Research võimaldab teha uurimistööd, siis on võimalik pilte teha ja Canvas on selline nagu ütleme siis loomistööriist, näiteks mul on vaja teha mingisugust õppematerjali mingi asja kohta või näiteks näidendit kirjutada või ükskõik mida, nii et ma saan valida siis tööriista ka enne, kui ma alustan siit, aga nende kohta mul on täpsemad juhendid olemas. Ja siis on olemas siit kõrvalt, ma saan valida, et kas siis Flash 2.5, soovitan kasutada seda, sest see on kõige kiirem, aga näiteks loodusainete puhul proovida ka võib-olla seda 2.5 Prod, et siin ütleb, et just matemaatika ja programmeerimise ja arutlemise puhul on see parem. Ma ei pea sisendit andma tegelikult kirjutades, ma saan sellega vajadusel teha mikrofoniga ja vastuse puhul on ka, et saan lugeda selle heaks, halvaks, lasta uuesti teha, jagada, kopeerida ja alati siit rohkem alt näiteks ka soovi korral kuulata, nii et see on siis selline vestlusaken. Nüüd siin vasakul pool, kui te klõpsate selle 3 joonekese peale, siis siit on võimalik alustada uut vestlust, klõpsan aluta uust vestlust, kui teil teema vahetub, alustage alati uut vestlust, siis kerides nüüd siia natukene allapoole, siis te näete kõiki oma hiljutisi vestlusi, mida te olete pidanud ja te saate need ka vajadusel lahti teha, no näiteks mul on siin mingi realistlik koer sööb banaani, olen pildi teinud, te saate seda vestlust kinnitada nagu ülemiseks, kui see on millegi poolest oluline, eks ole, kinnita, või siis te saate näete, nüüd ta on mul siin üles pandud, või te saate ta ümber nimetada. Kustutada siin ei saa, kustuvad nad ise ära, meil koolis on praegu 18 kuud on vestluste ajalugu ja kui mul on näiteks neid vestluseid juba palju, siis on olemas ka siin luubimärk, et ma saan näiteks otsida, kui ma tean, et ma olen mingi kindlal teemal vestelnud, siis ma panen siia näiteks otsingusse selle sõna ja ta otsib need vestlused üles. Siis, mis siin veel on siin vasakul pool, et lisaks, et ma näen siis neid vestlusi, mis ma olen pidanud, siis on siin olemas ka sellised asjad nagu Gemid. Gemid on tegelikult siis sellised ütleme siis seadistatud robotid või öeldakse ka siis sellised assistendid õpetajale. Ja kui ma siin klõpsan Gemide avastamise peal, siis ma tegelikult näen siin ka neid erinevaid siis Google'i enda koostatud Gemme, aga ka minu koostatud Gemme. Et näiteks mul on siin Gemid näiteks kultuurisoovitaja Kati, võtan selle lahti ja see on nüüd üles ehitatud nii, et mina kirjutan talle kuupäeva, näiteks siis paneme 25. oktoober ja tema annab mulle kultuurisoovituse, et ma ei pea üldse talle nüüd rohkem midagi kirjutama, sest ma olen ta nagu ette ära seadistanud ja tema pakub, mida ma võiks vaatama minna ja mida ma võiks siis teha, eks ole. Ja seal Gemide puhul on võimalik, nagu kui te õpetate näiteks mingit klassi, mul on siin näiteks 5. klassi inglise keel, te juba eelkujundate selle ära ja kasutate siis seda Gemmi, kui teil on midagi sellele klassile vaja teha, nii et nende Gemide kohta on mul
eraldi õppevideo ka ja nad on väga kasulikud asjad, nad hoiavad nagu tohutult aega kokku. Ja tegelikult ega see Gemini ongi selline väga lihtne tööriist, eks ole, et kui ma nagu olen siin uue vestluse peal, siis mul liigset müra siin aknas ei ole. Jätke meelde, et vasakul pool on, eks ole, see, kus ma saan selle menüü laiendada. Siin seadete ja abi all on võimalik ka näiteks teema panna heledaks või tumedaks ja nii edasi. Aga ma arvan, et siin on sellist avastamist küll ja küll, nii et katsetage, proovige, võrrelge, kas ta on parem kui ChatGPT või Copilot ja leidke nagu oma sellised kõige mõnusamad tööriistad, mis teevad teie elu ilusaks.